Tere tulemast tagasi. Põnev päev on olnud. Nüüd on aeg see kokku võtta ja meil on siin selline põnev paneel kokku kutsutud, et rääkida, mis siis on mõistlik ja mis ei ole digitehnoloogiate kasutamisel ja just konservaatori ja konserveerimise vaatenurgast. Et võib-olla tutvustate ennast ise, et see on kõige mõistlikum. Ma tean küll teid enam-vähem kõiki, ja kõik teised ka teavad enam-vähem, aga teeme niimoodi, et ma ütlen teile esimese küsimuse ja siis te saate ennast enne sellele küsimusele vastamist ka tutvustada. Hakkame siit Hilkast pihta. Kõigepealt enesetutvustus ja siis kirjelda meile, et mis see tähendab siis konservaatori elukutse digiajastul, kuidas see välja näeb? Hilka Hiiop olen, aga jah, et ma nüüd enese tutvustuseks ei valmistanud ette, et ma ei Ma võin seda ka ette lugeda siit, aga Eesti Kunstiakadeemia Muinsuskaitse konserveerimise osakonna professor ja võib-olla selle digiteerimisega seotult, et kuna tõesti on elu läinud nii, et päris palju on siis seda distsipliini tulnud läbi siis digiteerimise, mis iganes populariseerida, uurida ja selle teemaga puutes olla. Ja see küsimus, et kuidas siis see konservaatori elukutse on muutunud digiajastul, et ma isegi natuke mõtlesin hommikul selle peale, et kui palju ta õigupoolest on muutunud ja pigem sedastasin, et ega õigupoolest ei ole. Konservaator tegeleb ju ikkagi konserveerimisega, et mis on muutunud, on kõik see, mis on selle konserveerimis ümber olevad tegevused ja võib-olla see mu enda jaoks see oluline asi on, et tõepoolest, et see konservaator saaks ikkagi tegeleda nende tegevustega, milleks tema koolitatud on ja kogu see digiteerimine siis võiks jääda nendeks ümbritsevateks tegevusteks, mis justkui pakutakse teenusena konservaatorile. Tore. Ja, ei, no mina ei ole siin, kes ütleb ei või jaa, selles mõttes. Teie, Viljar, palun. Viljar Vissel, mina sihtasutus Virumaa muuseumide juht. Ja ma ühinen selles mõttes, mis oli ka mul hommikul, oli mõttevälgatused samadel teemadel, et ühinen Hilkaga, et konservaator ei saa muutuda, sest et metoodikad ja tehnoloogiad muutuvad niimoodi omasoodu, digi muutub sinna kõrvale omasoodu, aga on teatud digiteerimise külgi, millest võib-olla on tolku või abi konserveerimisel või kuidas edasi minna, et jään suht sama mõttekäigu juurde nagu Hilka. Ja, Vahur, palun, sinu kord. Mina olen Zorro, Vahur Puik. Ja tegelikult siin paneelis ilmselt nagu kõige vähem, või ühesõnaga ei saa ennast üldse konservaatoriks pidada või nimetada ühestki otsast, aga kõrvalvaataja pilt on väga oluline. Just, et selles mõttes minu vaatenurk on pigem selle digiteeritud ainese kasutaja ja taaskasutaja ja rikastaja vaatenurk. Et ma arvan lihtsalt, et need digiteerimisvahendid on ikkagi ju tulnud selleks, et ka seda konserveerimistööd toetada ja laiendada. Ja kindlasti on vaja uusi pädevusi ka juurde õppida, aga iseenesest nad on ikkagi meile uute teadmiste andmiseks ja uuteks info edastamisviisideks, eks ole. Ja aitäh, Tulvi. Ja mina olen Tulvi Turo. Hetkel siis töötan konserveerimiskeskuses Kanut ja mul on päris pikk tööstaaž köite konservaatorina 25 aastat. Nii et ma võin öelda, et kui ma alustasin, siis olid veel lausa mustvalged fotod ja siis tulid värvilised fotod, see olid negatiivid, nii et ma olen nagu kõik need etapid läbi käinud ja loomulikult praegu ma võin öelda, et ma põhiliselt digiteerimisvallas siiski kasutan oma eriala tööks digiteeritud materjali, mis kuidagi sügavamalt ja paremini aitab mul tööd teha. Et see on minu kokkupuude digitaliseerimisega. Et otseselt jah, ma sellistes digitaliseerimisprojektides ei ole osalenud.
Siin sa juba vastasidki järgmisele küsimusele ka, et kui laialdaselt on erinevad digilahendused täna konservaatorite seas kasutust leidnud, et võib-olla siis Viljar või Hilka saavad siin kommenteerida. Ja mina võib-olla ei ole selles mõttes personaalselt kõige õigem inimene vastama, et tõesti erinevate asjaolude sunnil olen ma selle valdkonnaga väga palju kokku puutunud, isegi võib-olla liiga palju, et aeg-ajalt tahakski öelda, et tahaks olla rohkem seal tellingul või maali ees ja tõesti tegeleda selle füüsilise mateeria endaga. Aga ma arvan, et see on ka niisugune hästi põlvkondlik üleminek selgelt, et kui palju nagu digivahendeid siis kasutatakse, et seda oma konserveerimistegevust toetada. Eelkõige puudutab see dokumenteerimist näiteks, et selge, et kui ma vaatan ka meie tudengite põlvkonda, et selge, et nendele on nii palju loomutabasem seda kohe teha digivahenditega ja nad lennult haaravad kõiki neid digivõimalusi, mis selgelt nende jaoks seda protsessi kiirendab, muudab efektiivsemaks, aga jällegi, et kui see balanss läheb just nagu paigast ära, eks ju, nende jaoks, kes võib-olla seal digimaailmas nii hästi ei orienteeru, vaat siis tekib küsimus, et millega see konservaator õigupoolest siis tegelema peaks. Nii et ma arvan, see on hästi põlvkondlik hüppe, kui see digivahendite kasutamine on nii loomutabane, et see konservaator tegelikult ikka oma põhiressursi saab ikkagi selle füüsilisele pärandile panna. See digipool jääbki ju sinna uurimise maastiku juurde rohkem ikkagi oma fookuses selles mõttes, et kui museaale digiteerida, konserveerida, et siis on see uurimise pool hästi oluline, et oleks tulevikus teada, mida siis tehti, sellepärast, et asja seisund ju muutub. Ja seisundi muutumisel on vajalik see fikseerida. Aga kindlasti kõik konservaatorid võivad käed püsti tõsta ja öelda, et nad on konserveerinud ka objekte nii, et ei ole mingit uurimist ega dokumenti. Et tegelikkuses seda tuleb ka, aga siis on digitaalne see uuringu pool ja dokument aitab seda nii-öelda mälu hoida, et muidu ju ei teata, mis tehti. Ja pluss veel hästi suur roll on kindlasti sellel meie tegevuse vahendamisel, et see on see, millesse digitaalsus hästi palju panustanud on, et just niisuguse vahendaja rollina, et see kõik võimalikud siis viisid, kuidas neid asju siis esitletakse laiemale publikule või mingite haridussüsteemide raames. Nii et ma arvan, seal on hästi suur panus selles digimaailmal. Kas jah, aga kui siit edasi minna, et ta saan aru, et see on selline nagu lihtsalt mõttekonstruktsioon, et kas ikkagi te näete tulevikus ehk on ikkagi mingi koht, et praegu see selgelt ei ole, kus tehnoloogia võiks konserveerimistöös inimest asendada? Ennem oli siin juttu ka hommikul nendest robotkonservaatoritest, et robotkirurgidega Kurmo veel neid võrdles. Et kas jah, robot ma kohe võtsin sõna, et kas tehisintellekt võiks inimest asendada. See on jälle siuke kahe otsaga, et see küsimus on eks ju tehnoloogias, et mitte siis digiteerimine on kitsam mõiste, aga tehnoloogia, et loomulikult, et konserveerimisse ju kõik võimalikke tehnoloogilisi vahendeid tuleb, aga ma mäletan lihtsalt iseenda hirmu mingi 15 aastat tagasi oli see, kui ma esimest korda oli mul käes laser ja ma tegelesin maali puhastamisega laseriga. Ja siis mul oli küll see mõte, et kas nüüd ongi meie elukutse see, et ma mingi püstolilaadse tootega seisan lihtsalt tuimalt ja minu ainus roll on seda püstolilaadset toodet juhtida. Aga see hirm oli üsna põgus, sest et tegelikult kui me vaatame, kuhu need asjad arenevad, siis see inimese roll füüsilise pärandiga tegelemisel on ja jääb ja ma arvan, et ei kao kuhugi. Sama konservatiivne selle koha pealt selles mõttes, et iseseisvalt robotit ajaloolisele objektile kallale lasta mina ei julgeks. Sinna peab jääma mingi protsent inimkontrolli. Aga mingi protsent? Sest et vastutus. Robot ei vastuta mitte millegi eest. Et see kes tegeleb selle objektiga. Otsused on niivõrd subjektiivsed, mida ei saa teha ükski robot ja kunagi ei saa tegema saama. Pärandil ei ole taastamisväärtust võimalik hinnata, seda ei saa niimoodi teha. Aga Vaur või Tulvi? Just, ma mõtlen, et praegu, kui ma kujutasin ette seda oma köite konserveerimist, mis koosneb tõesti ka paberist, nahast ja erinevatest materjalidest, et võib-olla see, kus mina saaksin kasutada materjali
eelnevalt, mis on digitaliseeritud, on võib-olla see, mis täna eelpool oli kõneldud ka, et selline suhtlusrobot, kes aitab mulle autentset, usaldusväärset ja professionaalset infot kokku koguda minu otsuste tegemisel enne töö alustamist. Et vaat see on võib-olla minu jaoks kõige olulisem. Et sellist infot ma ma väga hindaks, kui oleks selline vahelüli, et näiteks ma asun koguma või uurima ühte objekti laiemas raamis ja ma saan suhelda nii-öelda sellise targa robotiga, kes ütleme siis teatud lühikese aja jooksul mulle tõesti annab autentset nii-öelda need valikud ja siis ma saan edasi otsustada. Et see oli minu praegu fantaasia, et kuidas saaks. On sul ka, Vaur, tahad soovida sellel teemal? Ei, ma nüüd selle konservaatori töö osas ei oska öelda, aga ma ei tea, kas sobib see teemat käänata selles suunas, mis on minul hinge peal mingis mõttes on selle digiteerimise ja digikujutiste nii-öelda kvaliteedikontrolli ja mõõtmise küsimused ja ühesõnaga pigem nende digiteeritud ainese kasutajana on mul südame peal see, et mulle tundub, et mingis mõttes ka seda digiteerimise sellist tehnilist keerukust alahinnatakse ja et tegelikult see teema justkui ei ole, mulle tundub, on natuke ei ole piisavalt fookusse tõstetud, ütleme Eestis ka. Et ütleme, kui me räägime näiteks fotodest, mis on minu spetsiifilisem veel fookusvaldkond, et siis justkui see ettekujutus, et panen pildi skännerisse ja mul on digikujutus olemas, et see on kuidagi üsna valdav võib-olla ja seda, kuidas tegelikult, et mis on see usaldusväärsus digikujutiste puhul, kuidas seda tagada, et need on need küsimused, millest ma arvan, peaks rohkem ja rohkem rääkima. Jaa, kindlasti. Aga enne kui ma lähen järgmise küsimuse juurde, siis võib-olla te ei tea seda või ei pannud tähele, aga ka selle paneeli juures on siin see Q&A nupp, kuhu saab oma küsimusi jätta. Ja mul lõpevad varsti küsimused otsa. Tähendab, ma võin küsida muidugi, mõelda neid käigupead siin ka välja, aga veel parem oleks teie küsimusi küsida, et kindlasti palun pange siia Q&A-sse ka oma küsimusi, et meil on siin professionaalide paneel ikkagi ja saab otseallikast seda essentsi. Kindlasti julgustan teid küsima. Nii, aga ega ma teid muidugi, see on digipaneel, et ega ma teid ei jäta selle digiteemaga. Et pööraksin selle hoopis niipidi, et digitaalsena sündinud pärand ja selle säilitamine, kas see on konservaatorite tööga seotud? Täna vist väga ei ole, aga kas see on tulevikus ja kas me peaksime hakkama näiteks uut tüüpi konservaatoreid koolitama ja siis kus? Siiski ei saa öelda, et ei ole, et mina, kes ma olen ikkagi ka näiteks ju nüüdiskunstiga päris palju tegelenud ja just oma teadusvaldkonnas, et siis tegelikult ega see ei ole maailm, mis meid ootab ees, vaid me juba tegeleme sellega. Aga see koolitamise küsimuses, et kes ja kuidas see koolitamine peaks käima, et kas on tegelikult hoopis, ma ei tea, Tehnikaülikool, kes peaks seda tüüpi konservaatoreid koolitama, siis ega see digipärand seda pärandi mõistet ja mõtlemist ei muuda, et selles mõttes ma arvan, et see koolitus võiks tulla ikkagi pigem pärandi valdkonnas, aga kindlasti toetama peaks seda infotehnoloogia maailm. Aga arvestades, et vähemalt veel praegu, kui marginaalne see valdkond Eestis on, et siis ma arvan, et siin Eesti mõttes küll piisab täiesti sellest, et üksikud meie endagi tudengid, kes on seda ka teinud, lähevad siis kuskile Euroopa keskustesse saama seda spetsiifilist külge, et mis puudutab juba siis digitaalselt sündinud pärandi säilitamist ja meil on ka mitmed näited, kes on siis seda teinud, käinud ja saanud vastava hariduse juba spetsialiseerumise siis mujal maailmas, et siin sihukest õppekava luua, ma arvan, et selleks on veel vara. See ei kõla mõistlikult, et eks see õppekavade loomine ja koolihariduse areng, see on ju
vajaduspõhine, et kui tekib selleks väga tungiv vajadus, siis hakatakse seda Tagantjärgi tavaliselt. Kuidas? Tagantjärgi tavaliselt ja kerge sellise hilinemisega käib see. Aga kuldne võrdlus on näiteks metalli konserveerimine, et Eestis on ühe käe sõrmedel võimalik metallikonservaatorid üles lugeda, aga ükski kool ei õpeta metalli konserveerimist. Kõik armastavad pigem teha keskpärast käsitööd. Et see kuidagi ei ole proportsioonis. Aga sisuliselt on see ikkagi sinu küsimus kaldub sinna säilitamise poole peale. Ja see on võrdusmärk ju varundamine. Et kui digitaalne aines hävib, kustub, kaob, et siis peab teda ennetavalt ju tegema varundkoopiaid. No siiski mitte alati, et kui sa mõtled jälle digitaalkunsti peale või niisugeste, ma ei tea, et videomeediumite peale, see varundamine ei ole ainus küsimus, tegelikult seal on ju palju laiem ring küsimusi, mis tegelikult on ka samamoodi et pärandi valdkonnast või just see autentsuse mõiste ja kus tulevad ka need nii-öelda üldteoreetilised mõisted samamoodi mängu, nagu see on traditsioonilise pärandi puhul. Nii et tegelikult see on väga kompleksne valdkond. Ja mida siis säilitada, mida mitte, et need samad küsimused tegelikult tekivad selles digitaalsel konserveerimisel nii-öelda, et Tulvi Vahuril on ka selles osas mõtteid, et mul tuli meelde, et 2014 ma juba siin postitasin Facebookis, et kes võtab Kvissi arvele, et Kviss oli see kultuuriväärtuste infosüsteem, mis oli enne muisi, et tohutult kompleksne süsteem, mis võiks ka tuleviku põlvedele ju säiluda, aga me ei ole selleks veel kuskil valmis, et ma lihtsalt väike remark, aga nii. Mina küll arvan, et tegelikult need on ikkagi väga erinevad kompetentsid, et selles mõttes see mõte, mis seal nii-öelda küsimuses ka oli välja käidud, et mingit sorti ühisõppekava, et kui me ikkagi räägime digitaalselt sündinud ainesest, eks ole, mis on ainult digitaalne, et seal ei ole midagi, selle säilitamise, selle nii-öelda haldamise puhul ei ole midagi pistmist ei keemia ega mingite selliste, selles mõttes me ei tegele mingi mateeriaga kui sellisega. Ja selles mõttes ma arvan, et ikkagi see nõuab ju puhtalt sellist infotehnoloogilist tausta või kompetentsi ja ütleme sinna juurde sellist pärandi filosoofilisemat poolt ja seda külge anda tundub mulle loogilisem, kui õpetada nüüd mõnda selles mõttes nii-öelda ainelise mateeria konservaatorit ümber digiinimeseks. Kui see huvi on, siis loomulikult võib nii teha, aga mulle tundub, et seal aga näiteks kui ma vaatan nüüdiskunsti valdkonnas, siis tihtipeale trajektoor on just vastupidine, et see infotehnoloogiline pool justkui tuleb juurde või on nagu nii-öelda see kasvab ikkagi välja siukse säilitamise hariduse baasilt ja kus kõik need momendid, et see pärandi eksponeerimine või see museaali, et kõik need momendid, mis tegelikult puutuvad ka ju füüsilisse ruumi ja puutuvad siis sellesse nagu pärandist lähtuvatesse küsimustesse. Aga seal ongi siis nimelt see vajaduse tõttu, et see lihtsalt muutub nii palju olulisemaks kogu aeg see digipool, eks ole, et siis tuleb sinna minna. Aga ma arvan, et see nõuab ikkagi, see on puhas digivaldkond, eks ole, kui me räägime digitaalselt sündinud ainesest ja sina räägid ka kunsti kontekstis, mis on ka võib-olla on rohkem seotud tõesti sellise näitusesaali ja eksponeerimise ja nii edasi, aga see digitaalsed pärandid, nii-öelda kogu selline suurandmetena, et mida me sellest üldse tahame säilitada, kuidas seda säilitada, kõigist nendest digitaalsetest jälgedest, mis ühiskonnast ja kultuurist jääb, et seal on see ju puhas digimaailm ikkagi minu meelest. Kohe jälle vaielda. Ma kuulasin neid mõtteid ja siis jälle natuke võib-olla teise laine peal, aga ma mõtlen, et see on võib-olla ka generatsioonide küsimus, et võib-olla noorem generatsioon võib-olla vajabki vähem nagu seda füüsilise objekti reaalsust, et näiteks minu generatsioon siiski väga vaimustub sellisest, kuidas ma ütlen, originaali nägemisest, et see võib olla nii, et see ütleme 50 aasta pärast on natukene teine nägemus objektidele. Ja üks asi veel, mis ma tahtsin öelda, mis mul tuli meelde, et ma hiljuti avasin ühe raamatu, mis puudutas Eesti vana vene usulisi ja suure huviga loen pealkirja raamatute parandamine. Mõtlesin, ohoo, et nüüd on midagi minu eriala kapsaaeda, aga tuli välja, et see raamatute parandamine oli hoopis tükis nende vanausuliste raamatute tekstide kohendamine, muutmine, nii-öelda jälle siin 2 printsiipi, et kas siis selle algupärase, kõige varasema olemasoleva teksti
jälgimine või siis ka mingite teatud ajastu keeleliste muudatuste sisseviimine. Nii et samamoodi ma ütlekski, et siin tuleb selline kuldne kesktee leida, et kõike ei saa säilitada ja ma ütleks, et 3 märksõna ikkagi selline autentsus, professionaalsus ja siis julgus otsustada ja kahtlemata ikkagi haridus ka, et need on nagu need asjad, millest võiks lähtuda sellises laiemas globaalsemas otsustuste tegemises. Vahepeal on hakanud siia küsimusi tulema. Hilkale tuleb üks küsimus, et too palun näiteid, mis töid on digikonserveerimises tehtud ja kes kus mida Euroopas õppinud on? Tooks meie tudengi Aleksander Meresaar, kes väga huvitavad oligi Stuttgartis õppis seda ja nüüd töötab siis Eesti Kunstimuuseumis ja tegeleb just sellist tüüpi pärandiga, mis ei ole kitsalt digitaalselt sündinud pärand, aga just tehnoloogiapõhine pärand ja selle valdkonnaga, et tema on siis nagu meie Kunstiakadeemia võsukestest siis esimene, kes tõesti niisuguse laiemalt tehnoloogiaga, seal on nagu muidugi see pilt, millega ta tegeleb, on märksa laiem, et kõik võimalikud videokunstid ja et kuidas nende esitlemine on ja millal eks ju see füüsiline kehand on oluline ja millal on eks ju siis ainult see fail oluline ja tegelikult tekib seal ju hästi palju ja keerulisi küsimuste ringe, millega siis tegelema peab, et kui näitena tuua. Väga lahe. Siin on veel küsimus tulnud. Väga tore. Nüüd ikkagi hakkab tulema, kuigi meil on 7 minutit ainult aega. Mis oleks selline digilahendus, ma vaatan sinnapoole? Mida te pikki silmi ootate, et see kasutusele tuleks teie praktikas? Vaur, sa võid ka täitsa konserveerimisväliselt mõelda, aga... Ma pean kohe natuke mõtlema, mis on see, mida ma pikki silmi ootaks. Ma ootaks kahtlemata midagi sellist, mis mu tööd kindlasti hõlbustaks. Et ma väga armastan oma töö praktilist poolt. Ja ütleme, kui selline digilahendus tõesti kuidagi minu tööd hõlbustaks ja viiks edasi, siis ma oleksin väga hea meelega seda vastu võtaks. Aga ma hetkel isegi ma ei oskakski praegu öelda, et mis on see, mida ma tõeliselt igatseks. Et mul tundub, et põhimõtteliselt, kui sellel maastikul orienteeruda, siis ikkagi seda infot piisavalt on saadaval. Nii, hästi. Kellelgi teisel mõtteid siin ikka avatud küsimus kõigile. Minu küll on vaataks kohe Andresele otsa, et Andres Uueniga, kellega me oleme siis kõik võimalikke siukseid asju ikkagi laseme kogu aeg fantaseerima, et mis need võiksid olla. Aga üks asi, et ma loodan, et me jõuame varsti selleni, et on, kus me seda digitaalsust hästi palju rakendame just reaalse konserveerimise raames, on dokumenteerimine ja mis võiks nüüd lähiajal ikkagi tulla, on just see, et saaks juba sellele 3D-mudelile, mida me ju kasutame hästi palju, eks ju, oma objektide salvestamiseks, talletamiseks, aga et sinna, et me saaksime tõepoolest, et 3D-mudelile juba ka kerge vaevaga oma nii-öelda konserveerimisinfot kanda, et siuke väga praktiline asi, et seda, mida me praegu teeme digitaalselt 2-mõõtmelisele objektile, aga et me saaksime väga kerge vaevaga siis ka, mis iganes kahjustuste kaartistusi, proovide kaartistusi, et väga praktiline tehniline lahendus, et millele me loodan, et varsti jõuame. No ei tundu võimatu. Nii. Viljar või Vahur? Natuke haakub selle Hilka mõttega. Mina seda objektilt lähen pisut laiemaks ja lähen interjööri. Et hästi tore oleks 3D interjööris märkida ära just need leiud, kahjustused ja võimalik tulevane kontseptsioon. Et iga tavaline vaataja ka, kellel ei ole seda oskust näha minevikku olevikus visuaalis oma peas, et siis tal on ka võimalikult selgelt see eristatav. Tahad lisada? Selle koha peal vist mitte. Okay. Aga meil on siin toodud üks näide, minu arust see on täitsa tore näide, et kas näiteks võiks olla konservaatori jaoks kasu suulisel konserveerimispassi täitmisel, et kus ei pea ise teksti enam kirjutama. Jaa, see oleks ka täitsa tore. Jah,
Seda ma võiks kommenteerida, et minu meelest näiteks arstide praktikas, ma ei tea, kas praegu Eestis, aga Soomes vähemalt on küll niimoodi vähiarstidel, et nad selle haigusloo loevad lihtsalt linti, et see palju kiiremini see kõik toimub ja et... Kui siuke asi on olemas, see oleks väga, jälle vaat, kus hõlbustaks tegevust ja tööd, et oled kõnetuvastus on ju siinsamas TTÜ-s. Jah, et see asi siduda siis selle konserveerimispassiga. Hakkab siit projekt tulema. Aga üks küsimus, mis minu arust sellega haakub ja mida on täna ka mainitud siin-seal ja alati mainitakse, on see dokumenteerimise standardiseerimine ja et kas konserveerimisvaldkonnas on see valdkond, mis vajaks, millega on hästi või võib-olla mida peaks nagu kuidagi teema, millel rääkima. See on suhteliselt ebaühtlane. Et see arusaam, paralleeli saab tuua jälle sama täiesti tavaline seisundi hindamine. Kas hea, halb või rahuldav on konserveerimispassiga on täpselt sama teema, et see tuleb ju kompetentsist, kui haridus on ebaühtlane, siis on, kellel on julgus otsustada, aga kellel on hull julgus, et sealt tekivad need piirid. Ja see on väga oluline märksõna, et kõik saaks asjast ühtemoodi aru. Aga jällegi, et see standardiseeritus, sa mõtled, eks ju, eelkõige just nimelt konserveerimispasside ja informatsiooni standardiseeritus. Info korrastamist, jah. Jah, et kus on natuke ka aeg-ajalt ohud, mida ma ise näen, et kui asi läheb liiga standardiseerituks, on see, et just see konservaatori individuaalsus, sest et konserveerimine ju on ikkagi kõlav vastuolulisena, aga väga loominguline tegevus. Eks ju, et konserveerimine ja loomingulisus justkui ei käi käsikäes, aga see, kui see asi muutub väga standardiseerituks, et siis just nimelt, et kus see konservaator peaks siis sellesse standardisse mahutama oma just selle, mida tema näeb, eks ju, mis on ainult temale ja sellele objektile ainuomane, et seal on ka omad ohud, mida peab silmas pidama, et kui me kas või mingi muisi raames mõtleme, et kui see konserveerimistegevuste kirjeldus on juba väga lahterdatud, siis tegelikult see pool, eks ju, mida ainult meie saame öelda, mida ainult meie näeme, et siis see ei saagi kuhugi kirja, see standard ei näe ette. Nii et seda peab kahe poole pealt vaatama, see liigne standardiseeritus, et seal ei ole, seal on ka miinuseid. Ei tohi üle reguleerida. Et ainult paned linnukesed ette kastides. Tulvi. Et mul on üks selline kogemus, mis nagu hästi töötab. Ma olin London ülikoolis on organiseeritud selline liigatus juba aastate pikku kestev projekt, kuhu siis on kaasatud nii restauraatorid, digiteerijad, arvuti, IT-inimesed. Ja see siis käib niimoodi, et nad tõesti uurivad, ütleme, see kogus on väga haruldane, et siis on Egiptuses seal Siinai kõrbes klooster, kus on 3000 erinevate usundite siis ürikuid. Ja tähendab, mis ma tahan öelda, et nemad on välja töötanud sellise süsteemi, et 2 inimest kõrvuti, me tegime seda läbi nädala jooksul, 2 inimest, nad mõlemad kirjeldavad ühte objekti. Selle võlu ja valu on see, et kui ma teen üksinda midagi, mul võib minna mõte uitama või ma ei pruugi sellel hetkel sellel köite juures midagi märgata. Ja samas see teine inimene võib just selle lünga ära täita. Et minu kogemus oli see väga huvitav, et tegelikult, kui mõlemad on asjast huvitatud, siis see tulemus on nagu parem kui see, et ma teen seda üksinda. Ja siis teine asi, et tõesti, ütleme, see koostöö digimise ja siis konservaatori puhul on nagu hästi kestev ja mitte ainult nii, et konservaator valmistab digimiseks objekti ette ja kõik siis on nagu juba uks kinni. Aga et vot selline kahepoolne, muidugi see eeldab raha ja see eeldab aega ja ma saan aru, et see ei ole Eesti kontekstis võib-olla üleüldse võimalik, aga lihtsalt ma tahan öelda, et ma olen sellise asjaga kokku puutunud ja ma olen väga õnnelik, et ma olen nagu näinud sellist ideaalset. Aga need suveülikoolid liigatusel on iga aasta, nii et nende eesmärk ongi siis üle maailma kutsuda kokku. Meid oli 10 inimest, me olime Inglismaal ja tõesti siis nagu seda language of bindings on siis köitekeel on kogu selle süsteemi nimi, nii et kõik saavad seda netist vaadata, language of bindings.
Et siit on väga huvitav tuua just paralleel digimaailma, et tegelikult nii-öelda programmeerimises on ju selline meetod kasutusel nagu paarisprogrammeerimine. Täpselt seesama, mida sa kirjeldasid, et 2 inimest korraga töötavad ühe koodilõigu korral ja seda loetakse väga tõhusaks just nimelt sellepärast, et täpselt need samad põhjused, mida sa nimetasid, aga see on huvitav, et see ka selles töös on ennast nagu tõestanud, et täpselt ühel jookseb mõte kokku, siis teine saab edasi minna, üks märkab ühtesid asju, teine teisi ja loomulikult on see kallim, sest sulle töötavad ja jällegi täpselt inimressurssi nõuab see ju rohkem, eks ole, et panna mitu inimest objekti peale. Aga see on huvitav paralleel küll. Ma pean nüüd korraks vabandama, sellepärast, et siin on juba tulnud kommentaar enne ka, et ma võiksin esitada teile neid küsimusi, mis enne jäi küsimata. Aga time's up esiteks ja teiseks neid küsimusi oli umbes 20 ringis. Nüüd alles hakkas soojaks. Ja ei no lihtsalt, see on see, et eestlane on väga hea anonüümne küsija. Kahjuks ei ole siin süsteemis võimalus nendele küsimustele ka digitaalselt vastata või kirjutades. Aga ma lihtsalt julgustaksin siis kõiki neid küsijaid nende ettekandjatega ühendust võtma ja küsida ikkagi oma küsimus, või alustada dialoogi sellel teemal, mis teil kripeldama jäi. Ja teile, Vaurile ma küsin teise küsimuse, aga teile ma küsin viimase küsimuse. Et kus jookseb optimaalne piir dokumenteerimisele ja praktilise konserveerimistööle kuluva aja vahel? Et mis on see mõistlik suhe nende kahe vahel, et konservaator ikkagi saaks oma loominguga tegeleda, aga asjad saaksid dokumenteeritud? Piirist kinnipidamine on väga keeruline. No jah. Siin tahetaksegi vastust saada. Piiri leidmine on suhteliselt loominguline. Ja ma ütleks ka, et siin ei saagi vastust olla, et see ju väga palju sõltub, et mis on selle konkreetse ja unikaalse objektiga tegelemise eesmärk, et tihti peale see dokumenteerimine võibki olla eesmärk, et mitte praktiline füüsiline konserveerimine, nii et ega siin väga ühest vastust ei ole, aga just nimelt, et ma arvan, et selle faasi me oleme juba suhteliselt selles digihulluses üle elanud, et kus me ainult selle dokumenteerimise peale lähebki kogu aur, et koos selle, nii-öelda, millest kogu aeg räägitakse, et see materiaalne pööre, kus me uuesti pöörame pilgu materiaalsuse suunas, et kogu sellega koos me hakkame seda balanssi suunas, õige balanssi suunas või optimaalse balanssi suunas tagasi liikuma, et tõesti väärtustame uuesti seda füüsilist pärandit ja ma arvan, et tulvivata, mis sa enne ütlesid repliigi, et me ei tea, eks ju, mis on järgmine põlvkond. Aga mul on küll tunne, et tegelikult see tendents on sealt, et see digihulluse aeg hakkab üle saama ja see digitaalsus saab olema õigustatud just selle füüsilise pärandi väärtustamise mõttes. Tulvi? Jah, dokumenteerimise osas ma võib-olla toon jälle sellise huvitava paralleeli, et ütleme, kui ma loen mingisugust eriala kirjandust, siis mul on võimalik valida, kas see on nii-öelda 3-5 minuti või siis kogu dokumendi lugemine. Et samamoodi võib-olla dokumentatsioonis, et kui see on tõesti väga haruldane objekt, et siis selle peale võib ja peabki kulutama väga palju aega. Aga kui ta jälle kes küsib, et kas on haruldane või mitte, aga selleks peab olema jälle julge inimene, kellel on kompetents ja haridus ja oskus seda öelda. Ja mõne teise asja puhul tõesti ei olegi mõtet nii põhjalikku dokumentatsiooni teha. Et seda ma julgen ka välja öelda. Et kõik meie tööd ei ole 100% üliharuldased, et on keskpäraseid ja mitte suurepäraseid töid samuti. Hästi, ja Vaurile teistsugune küsimus, aga see on seotud ikkagi digiteerimise kohta. Et siin on küsitud ka, et kui meil on, et mis aja sammuga või kui mõistlik see on asju üle digiteerida üldse riigi jõudluse juures, et kui on 15 aastat tagasi tehtud foto, mille kvaliteet on halb, et mida peaks siis uuesti tegema, et kus see mõistlikkuse piir siin läheb? No see haakub otseselt sellega, millest ma varem rääkisin, selle nii-öelda digiteerimise kvaliteedi kontrolliga. Et mille alusel me hindame seda, et ta on halvasti digiteeritud, et kas meil on seal kasutatud mingisuguseid referentse, mingisuguseid reepereid, värvikaarte, asju ja me teame, milliste seadmetega, kas meil kõik see info on olemas, eks ole, et me saame öelda, et jah, et see ei ole piisava kvaliteediga. Et kindlasti peab üle tegema asju ja teisest küljest ma arvan,
et mingis mõttes on iga digikujutis, näiteks piltide puhul rääkides, on ka kehv digikujutis parem kui kujutise puudumine. Et ta ikkagi annab meile juba infot ja annab rohkem infot kui ainult see pildi allkiri näiteks või selle tulmeraamatu kirje. Et see ideaal on mõnes mõttes võib-olla püüdmatu, aga küsimus ongi selle digi nii-öelda teadlik olemine selles, et mida me saavutame endale kättesaadavate tehniliste vahenditega. Et me mingisugune hindamine, et see on nüüd sellisel tasemel digikujutis, eks ole, ja see on hea nendeks otstarveteks ja ei ole tegelikult ammendav või piisav niisuguseks pikaajaliseks säilitamiseks. Et see, ma arvan, see selline järk-järguline ületegemine on siin möödapääsmatu. Ja, digiteerimine ei lõppe kunagi, aga sinu jutus oli optimistlik noot ja mulle meeldis see. Sellega on väga hea lõpetada. Et see jutuamine oli liiga lühike. Kindel see. Kahjuks oli see nii. Nad kutsusid, et me võiksime hommikuni jätkata. Et järgmine aasta, kui siin oli küsimus, et kuidas järgmine aasta seda konverentsi korraldada, siis tund aega palun sellisele paneeldiskussioonile. Aga suur aplaus teile. Nüüd ma palungi teil ikkagi siit lahkuda sellepärast, et palun tulla siia Kristjanil, kes saab teha tänase päeva kokkuvõtte. Ja, väga meeldiv diskussioon oli, see vist ei lõppegi ja saab öelda vist, et konserveerimine on ikkagi nagu kunst, et seal on loomingulises, milles ei ole väga reegleid natukene, ja samas on see teaduslik lähenemine, kus peaks olema reeglid. Nii et diskussioon jätkub, aga vist järgmisel aastal samas kohas, võib olla nii. Igal juhul suur aitäh teile. Siin võiks teha küll. Aitäh. Aitäh. Ja mustadele meestele, sorrodele siis mustad raamatud. Ei. Erikohtamine. Aitäh. Aitäh teile.